Tere tulemast, kuulajad-vaatajad, külalised saalis. Me oleme täna siin tegemas järjekordset episoodi podcastist nimega Tippude teejuht. See on minu teada järjekorras 11. Nii et kui te ei ole eelnevad 10 kõik vaadanud veel, siis kindlasti tehke seda. See podcast toimub meil koostöös vilistlasühinguga Hermes. Ja tänase episoodiga on siis jälle taas 2 sellist silmapaistvat vilistlast majandusteaduskonnast teie ees, Ele Reiljan ja Kaur Andresson. Ja loodame, et siis järgneva tunni jooksul saame nendega lähemalt tuttavamaks. Ele on Solis Biodyne tegevjuht ja üsna hiljuti sai sinust ka mõttekoja Praxis nõukogu liige. Ja Kaur on sellise ettevõtte nagu GPV asepresident müügialal. Ja võib-olla kui GPV ei ütle midagi, siis Eenix ütleb kindlasti Tartu inimestele, et endine Eenix siis on tänane GPV. Ja mis neid lisaks ühendab, et nad on majandusteaduskonna vilistlased, on see, et mõlemad on õppejõudude järeltulijad. Nii et võib-olla tuleb sellest siis ka täna rohkem juttu. Aga mina, kes ma siis seda vestlust siin nii-öelda vean või jälgin aega, et olen Krista Jaakson ja töötan siin majas juhtimise kaasprofessorina. Nii et veel kord suur aitäh, et tulite. Ja alustuseks tahan rääkida teiega teie õpingutest siin, mitte ei saa öelda majas, aga selles institutsioonis. Et minu andmetel on niimoodi, et Ele astus majandusteaduskonda 93. Et see oli siis selline tore aeg, värskelt oli meil uus raha, ja kõik oli väga muutumises ja Kaur 2 aastat hiljem, 95, tulid sina meie juurde. Et esiteks tahakski teada, et mille vahel te üldse kaalusite, et mida üldse oma eluga peale hakata ja mida õppida ja et kuidas see nii juhtus, et siis valik langes selle kasuks, mis lõpuks tuli, et alustame Ele sinust. Meie aasta oli selles mõttes hästi vahva, et sellel aastal vist erandlikult võis astuda ükskõik kui paljudesse teaduskondadesse kõikides ülikoolides Eestis. Pärast hakati piirama seda, aga meie aastal võis astuda igale poole. Aga mina olin selline kummaline, kes viis paberit täpselt ühte teaduskonda, see oli majandusteaduskond, sest ma ütlen ausalt, mul ei olnud ühtegi teist mõtet. Et majandusteaduskond oli kuidagi tuli hästi loomulikult, et kindlasti oli seal ühelt poolt see, et isa töötas majandusteaduskonnas, võib-olla muidu poleks teadnudki, mis asi majandus on ja majandusteaduskond, et üldse olemas on. Ja teine pool oli see, et kuna ma olin pigem reaalkallakuga klassidest, et keemia arvuti eriklass, selline põnev kombinatsioon keskkoolis, ja matemaatikast ikkagi sain ühte-teist aru, ja majandus tundus nii põnev. See oli selline aeg ka veel, kus ta oli eriti müstiline. Et siis see oligi ainuke valik tegelikult mul laua peal ja mul ei olnud tagantjärgi, ma mõtlen, et päris hull ettevõtmine selles mõttes, et ma tõin ühte teaduskonda oma paberid ja mul ei olnud ühtegi backup plaani. Ja ma millegipärast ei olnud absoluutselt mõelnud selle teema peale, et aga mis saab, kui ma sisse ei saa. Kuni oli see hetk käes, et inglise keele eksami tulemused pidid siis peahoone sinna tahvli peale saama ülesse sellel päeval ja siis ema tuli mul ukse pealt küsima, et kuule, et aga mis siis, kui sa läbi kukkusid? Ja see oli esimene hetk, kus ma hakkasin mõtlema, et selline võimalus on ka olemas. Aga õnneks ei realiseerunud, nii et sain õnnelikult majandusteaduskonda sisse. Enne kui Kauri juurde lähen, küsin, aga tegelikult majandust õpetati ju mujal Eestis ka, et miks siis Tartu ülikool? See oli teine põnev asi, et ma ütlesin, ma mitte kunagi Tartust ära ei lähe. Nii, aga Kaur? Ja tegelikult minu see teekond siia oli päris keeruline ja raske, ütleme niimoodi. Ja see huvi majandusteaduskonna vastu oli tegelikult tingitud sellest, et kuna mu ema töötas õppejõuna, ta oli saksa keele õpetaja just nimelt majandusteaduskonnas, siis meil käis kodus saksakeelseid ajakirju, nii et kui ma olin keskkoolis,
siis iga nädal tuli meile koju Wirtschaftswoche ja ma lugesin selle ajakirja kaanest kaaneni, kaasa arvatud reklaamid, kõik läbi ja seal oli väga huvitav tegelikult see, et mul nagu see huvi oli juba keskkoolist, et see nii-öelda, et sooviks seda õppida sealt nagu pärit. Ja täpselt tegelikult nagu ka Ele ütles, et aeg oli selline, kus ütleme see ülemineku aeg, mida õppida, majandus tundus väga loogiline tegelikult nagu valik. Miks ta raske oli see, et kui Ele pani kõik kaardid nii-öelda või kõik panus ühele kaardile, siis kui mina astusin sisse, tuli valida 2 ja esimene eelistus oli majandus ja teine oli matemaatika ja ma ei saanud majandusse sisse. Konkurents oli meeletu, kui ma eksi, seal oli pea 10 inimest ühele kohale, ma jäin napilt välja, nii et esimese aasta ma tegelikult käisin ja õppisin matemaatikat. Mõningaid kõrvalaineid võtsin ja siis teisest aastast ma tegelikult pühendusin täiesti majandusõpingutele, ma läksin nii-öelda siis vahetasin eriala. Jah, tõesti, need olid ajad, kus majandus oli väga-väga populaarne, et tegelikult võib-olla mingis plaanis on need ajad isegi tagasi tulnud, ilmselt mitte sellisel määral, aga jah, et need, kes sisse said, olid, muidugi said ka paljud sisse, et meil olid, vähemasti meie ajal oli vist 160 inimest. 165. Ma mäletan hirmustarselt. Ma arvan, et oli rohkem, sest igatahes kui me lõpetasime, oli üle 250 inimese, see oli lõpetamine, aga eks nad kogunesid aastate kaupa ja see oli ka avatud ülikool, nii et kui ma õieti mäletan, oli kuskil üle 100 inimese võeti ettevõtte majandus ja üle kuskil 50 oli rahvamajandus. Et jah, neid ikkagi 200 alla oli neid kursusel inimesi. Mis on siis circa 2 korda rohkem kui see, mis meile täna nii-öelda lubatud on riigi poolt. Aga räägime siis täpsemalt õpingutest, et mis teile nagu ainetest või õppejõududest on meelde jäänud, et mida siit oskate välja tuua? Ma jätkan sellega. Tegelikult suur osa õppejõud on ikkagi mingil kujul meelde jäänud, et ma vist mõtlen, et ütleme, üks esimene, kes tõesti säravalt meelde jäi, mul tuleb hoopiski matemaatika teaduskonnast, oli Kalle Velsker ja tema oskas teha matemaatika, mis üldiselt on väga selline kuiv ja tuimaine, paljud inimesed näevad sellega väga palju vaeva. Ta suutis neid oma aineid lugeda selliselt, et kõik lendas. Et see nagu näitab, kui palju tegelikult sõltub, et aine ei ole raske, õpetamismeetodid on väga-väga olulised, et inimestel tekiks huvi ja kui inimestel tekib huvi ja motivatsioon, siis tegelikult on iga aine kerge. Et mulle nagu Kalle Velsker hästi positiivselt jäi meelde. Majandusteaduskonnast, mis on huvitav, kui nagu nii-öelda õpid, siis sa ei saa aru tegelikult, kui palju õppejõud mõjutavad sinu elukäiku. Et ma olen nagu tagantjärele mõelnud just kui alustada, siis minu lõputöö juhendaja oli Toomas Haldma ja mul alati jäävad meelde tema loengud, kuidas ta samamoodi raamatupidamise, mis on ka suhteliselt kuiv aine, suutis teha väga põnevaks. Et üks äge termin, mida ma mäletan, mida ta kasutas, ta ei kasutanud kunagi sõna pankrott. Tema ütles, et loominguline protsess ebaõnnestus. Ja sel ajal võib-olla ei saanud aru sellest, aga kui nüüd oled ise äris sees igapäevaselt, siis tegelikult näedki, et äri on, jah, võib ütelda, et seal on ka teadust, aga see on väga loominguline protsess tegelikult. Vambola Raudsepp, ma ei oska öelda, miks ma talle silma jäin, aga ta soovitas mul minna corporate finance või ettevõtte rahanduse olümpiaadidele. Tema andis ettevõtte rahandust ja mul läks seal väga edukalt, kui ma eksi, 1 aasta olin teine, 1 aasta olin 3. Ja tegelikult tänu temale mul tekkis väga suur huvi just audiitorfirmade vastu, kuna neid olümpiaade korraldas sel ajal PricewaterhouseCoopers ja tänu temale, ütleme, see oli mul kindel eesmärk pärast ülikooli minna audiitorfirmasse tööle. Väga toredalt saab alati meenutada nii-öelda neid, ütleme siis noori inimesi, sest see oli selline põnev aeg tegelikult ühiskonna mõttes, aga ülikoolis oli väga suur selline põlvkondade vahetus, et enamus inimesi oli õppejõudusid, oli ikkagi vanemad inimesed, aga meelde on jäänud just Priit Sander, Kertu Lääts, kes olid tegelikult seda hästi noored ja andsid sellist nagu energiat, et sel ajal oli tavaline, et inimene läks teiselt kursuselt tööle ja rohkem teda ülikoolis ei näinud. Ja seda haruldasem oli tegelikult see, kui noored inimesed lõpetasid ülikooli ära ja jäid ülikooli juurde õppejõududeks, et see nagu.
ja võib-olla 2 nime veel, mul on meene, et Jüri Sepp, kes loengutes oli nõus viski peale kihla vedama, ma ei mäleta, mis see vaidlus oli, aga tema oli nagu nõus sellega. Ja siis võib-olla üks asi, mis veel välja tuua, mis minu jaoks nagu enda arengu jaoks oli väga huvitav, olid Olev Raju loengud, sest ma absoluutselt ei olnud nõus sellega, mis ta rääkis. Iga loeng algas sellega, et Mart Laari valitsus on paha, ja lõppes samamoodi sellega, et just sellepärast on Mart Laari valitsus paha. Ja tegelikult ta oli väga kriitiline, ta oli sellal vist oli Koonderakonnas, kui ma ei eksi. Ja tegelikult oli väga huvitav nagu loengutes temaga vaielda, just nagu intellektuaalne huvi, nagu, ja ta võttis meid üliõpilastena väga tõsiselt ja oli nõus vaidlustega kaasa tulema, et see oli selles suhtes intellektuaalse arengu mõttes oli väga, väga huvitav kogemus ja need inimesed on võib-olla kõige rohkem meelde jäänud. Jõle. No ma panen siit kohe edasi sellepärast, et tegelikult on neid nimesid hirmus palju, sest väga kihvtid õppejõud olid ja noh, ma hakkan võib-olla mingitest lugudest pihta, et kui sa tõid Olev Raju siin, eks ole, näiteks, et üks ütlus, mis on jäänud Mart Sõrg ütles seda siis, kui ma teisel kursusel oli, ma pakun pangandusaines ja siiamaani on meeles, tema tõi sellise näite, et teate, et raha on nagu vesi ja pank on nagu bassein. Et ma ei tea, miks, aga see on nagu jäänud meelde ja alati, kui ma mingi pangateemadega tegelen, ma olen ka panganduses pikalt töötanud, siis millegipärast see nagu tuleb jälle meelde sealt teiselt kursuselt. Aga tõesti neid värvikaid õppejõude ja kihvte õppejõude. Ja ka selliseid õppejõude, keda me võib-olla ei osanud isegi ülikooli ajal nii hästi hinnata, aga tagantjärgi hindad seda rohkem. Et neid oli väga palju ja noh, kui hakata, ma toon lihtsalt mõned näited veel, et kes mulle kohe värvikalt meelde tulid, et Helje Kalduru teste muidugi kõik kartsid hirmsasti ja ma ei saa siiamaani aru, tagantjärgi ma ei saa enam aru, miks see mikroökonoomika nii hirmus oli, see on kõik hirmus loogiline asi, aga kui sa oled 18-19, siis tegelikult see ei ole nii väga loogiline kõik. Siis täiesti fenomenaalne nähtus oli Valner Grinal, kellel oli majandusajaloo õpikud, mida ta teadis sõnalt peast. Ta ei võtnud ühtegi paberit ette, aga kuidagi ta suutis nagu täpselt see, mis õpikus oli. Meil oli see hobi, et me isegi nagu ajasime järge näpuga seal õpikus, et vahel sidesõnades oli erinevusi. Et no selliseid lugusid, aga täpselt, et Juta Sikk, Tiiu Baas, eks ole, kes tegid statistikat ja ökonomeetriat lihtsaks ja selgeks meile. Ja siis välismajanduse seltskond oli väga kihvt meil, kellega me seal tegime kõiksuguseid asju, et see oli ka arenev valdkond ja omajagu uus valdkond, et neid õppejõud on nii palju, et ma ütlen, et lihtsam oleks ilmselt nimetada neid, keda ei tahaks nimetada, aga need ei tule meelde ka tõsiselt. Väga kihvt ja noore inimesena ei oska vahel hinnata, aga pärast mõtled 5 aastat, 10 aastat, 20 aastat hiljem ja sa saad aru, kui hästi õpetati, kui süsteemselt õpetati ja üks asi, mis ma tunnen, et selle aja õppejõud andsid nagu väga hästi kaasa, on see süsteemsus ja struktuuride loomine. Et näiteks, mida tänapäeval on ilmselt oluliselt vähem, nüüd AI kontekstis veel vähem, on see uurimistööde kirjutamine, struktureerimine, kõik see loogika. Aga meie juba esimesest kursust peale hakkasime kirjutama uurimistöid, iga aasta kaitsesid, ja sa pidid ju sinna mingi teoreetilise osa kirjutama, midagi praktilist, eks ole, ja see pidi loogilises struktuuris ja järjestuses olema. Ja see oskus on mind elus meeletult aidanud. Äkki Kauril tuli veel midagi meelde vahepeal? Kindlasti palju tuli meelde, palju nimesid tuli meelde. Minu arust üks väga positiivne kogemus, mis kuna selle alustas ka Euroülikool, kui eks siis nimetati Euroülikooliks või Eurofakulti, Euroteaduskond oli siis. Ja tegelikult selle kaudu toodi sisse läänest õppejõude. Ja mul on just meelde professorid olid vist Papst ja Tott oli. Ja selles täpselt see, mis sa just teile ütlesid, see, et sa seal nagu tunnetad selle inimese elukogemust.
et ta on kogu oma elu sellele pühendunud ja just noore inimesena, et keegi tuleb ja on nõus sulle neid teadmisi edasi andma. See oli väga positiivne tegelikult ja just see lääne mudel, et minul oli selles suhtes väga huvitav kogemus ülikooliga, et kuna ma alustasin matemaatikateaduskonnas, kus tegelikult me kirjutasime käsitsi üle seda, mida professorid tahvlile kirjutasid, käis hästi palju sellist konspekteerimist. Kui ma liikusin majandusteaduskonda, siis oli huvitav, olid õppejõud, kes olid sunnitud välja andma raamatuid, sest ütleme see, mis veel 80. lõpus sai õpetada, seda enam 90. alguses õpetada ei saanud, et see stiil nagu muutus ja siis omakorda magistriõppes, kui tuli võimalik kuulata ka neid lääne professoreid, siis see omakorda tõi nagu teise nurga, et sellise väga lühikese ajavahemiku jooksul tegelikult kogu Eesti ühiskonnas väga palju muutus ja see peegeldus ka tegelikult ülikooli õpetamises. Aga räägime siis ka väljapool õpperuumi toimunust, et mis üliõpilaselu oli, mida te elasite? Jälle alustame sinust. No see on siuke keeruline küsimus, et ma püüdsin nagu peast läbi lasta, et millised lood siis nagu sobivad rääkida ka või midagi tähendavad. Et eks tegelikult, ma arvan, tudengi elu on läbi aastate ja aastakümnete ikkagi suhteliselt sarnane selline lõbus elu. Mina kuulusin ka korporatsiooni ja see võttis mul omajagu aega, aga see oli ka hästi põnev jällegi, sellepärast, et hoopis teistsugune kontekst, hoopis teistsugune selline vaade, mis sealt tuli, sest seal olid erinevate teaduskondade inimesed koos, et majandusteaduskond oli juba nii suur, et tegelikult selle valdavalt sa igapäevaselt suhtlesid majandusteaduskonda enda kursakaaslastega. Aga seal olid teised teaduskonnad, siis sai juba võrrelda natuke, et kuidas ühes teaduskonnas, midagi on teises teaduskonnas ja siis need kõikvõimalikud Tartu üliõpilaselu tavad, mis sellega kaasas käisid. Aga jällegi, et kui rääkida mingitest lugudest, et siis sellised peamised lood, kuna mina olen läbi teinud nii bakalaureusõppe, magistri kui doktoriõppe, siis hakkasid mul pigem tulema nagu sealt magistri ja doktoriõppest. Ja nendest aegadest, kus sai käidud näiteks, ta tundub natuke nagu koolielu osa, aga tegelikult oli seal see muu element väga suur, et näiteks esimesed teaduskonverentsid, ma arvan, siin kõik teavad Värska konverentsi, eks ole, ja muie tuleb suule kohe, et kui mõelda Värska konverentsi peale, et mis oli iga suvine selline traditsioon, kus päeval tehti teadust ja õhtul siis oli kõik muu sotsiaalne, mis elu juurde käib. Aga välismajanduse õppetoolil olid veel oma suvekoolid, mis hiljem laienesid näiteks ka doktorantide suvekoolideks ja seal oli üks hirmus elav pilt mul silma ees on see, kuidas meil oli suur talendisõu seal õhtuti ja siis meil oli ka näiteks Spice Girlsi bänd. Et Spice Girlsi bändi kuulus 2 naisterahvast ja 3 meesterahvast. Nii et see oli väga tore bänd, kõik on lugupeetud inimesed tänapäeval, ma nimesid ei hakkaks igaks juhuks nimetama, et äkki neile see mälestus ei meeldi, kuigi me oleme pärast ka kokku saanud ja on väga vahva olnud. Et ma pean ütlema, et mul tegelikult selline tudengielu on hästi palju olnud seotud kõikides nendes etappides ikkagi majandusteaduskonna ja majandusteaduskonna kursakaaslastega. Et ka see, mis väljaspool nagu sellist päris õpet või õpinguid oli, et ka see vaba aeg oli tegelikult kõik nendega veedetud ja oli äärmiselt lõbus. Ajad muutusid vägagi kiiresti, et mitte, et praegu ajad ei muutuks, aga tõesti see, mis toimus Eesti elus tervikuna ja Eesti majanduses tervikuna, eks see mõjutas seda omavahelist kõike, et mis toimus ka õhtuti ja nädalavahetustel. Aga väga lõbus elu, tore on tagasi mõelda. Eelmisel aastal ma sattusin suvel sorteerima arvutis oma vanu pilte. Ja kuna ma ei ole katalooge väga korralikult nimetanud, ma otsisin konkreetseid asju, siis ma sattusin tegelikult väga paljude vanade piltide peale, just täpselt nendest aegadest, et umbes 20-30 aastat tagasi.
oi, küll olid toredad pildid. Ja siis hakkas veel eriti palju meelde tulema igasuguseid asju. Ehk väga üldise vastuse andsin, aga oli lõbus elu tudengitel. Vähemalt sama lõbus kui praegu, võib-olla isegi lõbusam, sellepärast, et võib-olla oli piiranguid mingites kohtades vähem ja poliitkorrektsust ja kõike sellist oli vähem oluliselt. Et seda nagu ei olnud, et läksid koolist koju ja siis pidid õppima hakkama? Ikka tuli õppida. Ega siis lugupeetud õppejõud, kes siin ka osad kohal on, et ega nemad siis olid nõudlikud. Ja ma olen väga tänulik, et nad olid nõudlikud, aga ei pidanud kogu aeg õppima. Aga Kaur, sinu elu? Jah, see on huvitav küsimus. Kusjuures ma just kuulasin Elet, et jah, väga palju oli suhtlemist ja üritusi just majandusteaduskonna sees, aga ma mäletan, et meil oli ka päris palju kontakte ka, oli õigusteaduskond, eks ole, nimetuse all, jah, õigusteaduskond. Et päris mitmeid üritusi oli nii-öelda siis inimesi sealt ja põhjus ka selles, et nii-öelda juura ja majandus olid sellel võib-olla kõige populaarsemad kuidagi ained üldse või kuhu mida õpiti edasi. Ja ühesõnaga sealt oli seda kontakti. Sa küsisid mingeid konkreetseid asju, mis meelde on jäänud, et mulle miskipärast tuleb meelde selline üritus nagu paadiralli. Ja ma arvan, et see kestab siiamaani. Ja mul on sellepärast nagu kuidagi meeles, et see on kuskil aprillis, vesi on kohutavalt külm ja me leidsime kuidagi oma hea sõbra Viljar Lubiga ühe paadi ja siis ma mäletan, me seisime seal jõe ääres ja arutasime, et kuidas saada paati nii, et me märjaks ei saaks. Ja see hetk, kui siis öeldi, et nüüd on start, siis me hüppasime lihtsalt otse pea ees vette. Et läks nagu võistluseks ja minu arust me tulime 3. lausa, nii et oli nagu väga selline kuidagi see Volbriga seotud üritused Tartu linnas tegelikult, et see vana turuhoone veel tegelikult sel ajal läks remonti ja mul on miskipärast meeles üks Volbri üritus, mis oli siis turuhoones, kus mängis puhkpilli orkester ja kõik tudengid tantsisid nende laudade peal seal. Et sellised pildid nagu kerkivad ette. Aga mina isiklikult tegin väga palju sporti ülikooli ajal. Selleks on tegelikult olid väga head võimalused. Nii ülikooli raamis selle kaudu sai ka väga palju sõpru tuttavaid ja me tegelikult ka kursusega väga palju korraldati spordiüritusi. Et mäletan, väga head talved olid sel ajal, kui mina ülikoolis käisin. Nii et me tihti peale tulid kooli, haarasid kaasa nii suusad kui õppevahendid ja pärast tunde kuskil kella 2-3 paiku, kui oli võimalik, sõitsime Vooremäele kõik suusatama nagu, et see on. Plus Käärikul tehti laagreid. Mina Värska laagrites ei osalenud, kuigi need on nii kuulsad, et ma olen nendest ka kuulnud. Aga meil oli Käärikul oli päris palju ka selliseid spordilaagreid. Nii et minu ülikooli aeg läks, ütleme siis jah, spordi ja õppimise tähe all ja vastavalt hooajale vahepeal oli rohkem õppimist, vahepeal oli rohkem sporti. Ja ühikaeluga te kumbki kokku ei puutunud? Ei. Tartlas ei lastud ju ühikasse. Õige küll. No nii, aga kas on mingisuguseid episoode ka näiteks välismaal õppimisest või mingeid lühemaid, kas vahetuskursuseid äkki juba toimusid sel ajal või Erasmusega midagi? Mina käisin 3. kursusel, olin ühe semestri Taanis. Ja see oli selline programm, kus olid valdavalt ameeriklased ja siis oli Ida-Euroopast võetud, ma ei tea, kas igast riigist umbes 2 või seal oli meid kokku umbes 20-30 Ida-Eurooplast siis, kes seal programmis ka osalesid. Ja ameeriklased olid Euroopasse tulnud valdavalt selleks, et Euroopa riikides ringi reisida, et see õppimine oli nende jaoks nagu väga kõrval osa, aga kuna meie olime jälle sellised, kelle raha eriti ei olnud, et see stipp oli küllaltki napp, siis meie panime rohkem õhku õpingutele seal või õppimisele, aga see oli minu jaoks võib-olla selline esimene reaalne kogemus, kus pidi inglise keeles nagu täielikult hakkama saama, et sul ei olnud mingit turvavõrku. Et kõik oligi inglise keeles. Et me elasime peredes, et peres rääkisid inglise keeles ja siis läksid kooli, eks ole, seal olid veel ameeriklased oma kohutava inglise keelega, et ma õppisin väga kiiresti selgeks, et kui seal osad õppejõud tegid sellist asja, et palusid siis iga loengu alguses, et nad käisid nimekirja läbi, et tõuse püsti, eks ole, kui sa kohal oled.
et ma õppisin väga kiiresti selgeks, et minu nimi on Ili Railjan. Et loogiliselt püüdsin nagu võtta, et millal minu kord võiks tulla ja siis hakkas kõrv ka seda nime kuulma, et aga see oli jah põnev aeg ja sellel ajal ei olnud e-mailid äkki, tähendab arvutid olid olemas, aga e-mailindus sellisel kujul, nagu ta praegu on mobiiltelefonidest, me võime ainult unistada, eks ole, sellel ajal, et see suhe kodustega oli ka ainult paberkirjad ja kõik muu selline, et ja siis sa elasidki seal Taanis, Kopenhaagenis, et seda teist kultuuri, teist konteksti, üksi hakkama saamist ja võõras keeles hakkama saamist, et see oli ühelt poolt oli päris hirmus, et aga teiselt poolt oli väga arendav ja pani mõttega natuke teistmoodi käima. Sa olid siis ainukene eestlane, kes siit läks? Kaur? Ülikooli ajal ei. Ma paar aastat pärast ülikooli oli mul võimalus olla Pariisis Paris Graduate School of Management ja seal oli kaks teemat, mida õppisime. Seal üks oli International Finance, mis oli nagu nii-öelda väga selgelt jätk sellele, mis ma olin õppinud. Väga lahe kogemus oli just see, et ma nägin nagu esimest korda või oli esimene kogemus minu jaoks, kus nii-öelda sügavate praktiliste teadmistega inimene õpetab. Et oli üks Ameerika õppejõud, kes seda põhikursust vedas. Ta oli eluaeg üle maailma panganduses, rahanduses töötanud ja haaras igasuguseid teemasid just nagu niisuguse praktiku nurga alt, et ma mäletan, ta andis meile neid case studies'id, me proovisime neid lahendada nii-öelda nagu akadeemilise poole pealt ja siis see, mismoodi tema lahendas, siis said nagu aru, et tegelikult seal on tihtipeale ikkagi erinevus, mis teoorias töötab ja mis praktikas töötab. Ja tegelikult temalt ma õppisin ühe reegli, mis võiks öelda, et on kuldreegel, mida võiks kuskile seina peale kirjutada. Ma olen seda alati elus üritanud nii-öelda jälgida ja see alati töötab. Ja see oli nii, et kui ta oli kogu selle asja lõpetanud, meil aeg läbi, siis ta ütles, et teate, tegelikult kõik see, mis ma teile rääkisin, ei ole eriti oluline. Elus või äris on kaks asja olulist. Esimene on see, et cash is king, ehk siis nii-öelda rahavoog, raha on oluline ja teine buy cheap, sell high, ehk osta odavalt, müü kallilt. Ja nii kaua, kui sa äris suudad seda kahte raudreeglit nii-öelda hoida, läheb sul hästi. Ja see oli kuidagi nii šokeeriv, sest kõik need case studied olid väga keerulised ja siis ta just lõpus, et tegelikult äris ei ole see oluline, need kaks reeglit on olulised. Ma tahtsin küsida nagu selle nurga alt võib-olla seda välismaal omandatud kogemust, et kuna me näeme väga palju vaeva, et meie enda tudengid läheksid välja õppima. Võimalusi on palju, nad ei taha seda kuidagi teha. Et kas oleks mingi sõnumegi neile, et miks see nagu hea on, kui nagu, ma ei tea, 30 aastat hiljem vaatad sellele, et mis ta nagu andis? Tänapäeval kindlasti, ütleme, see inglise keel on inimestel parem, ma arvan seda vähemalt. Et aga see, mis Ele tegelikult ütles, et kui sa satud võõrkeelsesse keskkonda, et eriti kui sa pead töötama rahvusvahelises keskkonnas tulevikus ja me tegelikult kõik peame, eks ole, seda vähemal või rohkel määral, siis kui sa saad aru, kuidas sul nii-öelda mõtlemine lülitub teisele keelele, et ma arvan, et sul tekkis ka, ma ei tea, mitmendal nädalal või mitmendal päeval, aga mingi hetk hakkab su aju mõtlema teises keeles. Täpselt. Ja et see on üks oma asi, mis nagu on ülioluline, ja teine, ma arvan, et on puhtalt hea võimalus iseennast proovile panna, et kas sa saad hakkama, kui sa saad, on väga hea, kui sa ei saa, siis sa õpid, kuidas saada. Seesama hakkama saamise asi tegelikult, et kõik on võõras ja sul ei ole kohe võtta, et tänapäeval on muidugi lihtsam selle turvavõrguga, eks ole, et internet on telefon, et saab kas või helistada parimale sõbrale, eks ole, kurta oma muret või otsida internetist infot, et tollal oli asi ikkagi see, et võtsid paberkaardi, kui tahtsid kuskil orienteeruda, eks ole, ja hakkasid vaatama, et kuidas ma nüüd siit sinna saan ja kõik muud sellised asjad. Et siis tuli välja mõelda, kust buss leida sobiv ja kus see bussipeatus võiks olla, et tänapäeval on lihtne võtta telefoni lahti ja täpp näitab, kuhu minna tuleb. Aga kindlasti soovitan kõigile minna. Ta on nagu iga asi, iga uus asi on see, kus sa pead võtma ühe sammu, mis on omajagu ebamugav.
aga ega oleme hästi ausad, elu peamiselt ebamugavustest koosnebki. Et sa pead kogu aeg võtma neid samme, kus sa astud oma sellest turvatsoonist välja ja see on üks koht, kus proovida seda. Te juba korra vihjasite sellele, et aeg oli selline, kus teiselt kursuselt juba mindi tööle, et kuidas teiega läks? Kas te töötasite õpingute ajal või ikkagi saite pühenduda? Mina töötasin esimesel kursusel, terve esimese kursuse, osalise koormusega ja pärast kooli. Ja tegelikult see oli päris hull, sest siis kui loengud lõppesid, siis ma sõitsin bussiga linna teise otsa tööle ja siis see tegelikult võttis läbi, et esimene kursus on nagunii selline, kus sa õpid õppima ülikoolis, kuidas on asjad korraldatud, et sess on 2 korda aastas, eks ole, kuidas kogu see aeg ära majandada ja pärast esimest kursust siis ma vaatasin, et see ei ole mõistlik enam ja siis alates teisest kursusest kuni bakalaureuseõppe lõpuni, et ma olin ikkagi siis sedasi, et oli õppimine ja jäi tudengieluks ka aega, et esimesel kursusel selleks tudengieluks väga aega ei jäänud. Ja siis tuleb seal siuke tinglik, sellepärast, et magistriõppest alates meie olime nüüd see põlvkond, kes hakkas õpetama. Et see minu esimene loeng jääb mulle ka eluks ajaks meelde. Ja jällegi see on see mugavustsoonist välja astumine, et mina ei tea, kuidas ma seda julgesin teha. Tänapäeval võib-olla ei julgekski enam. Minu esimene loeng oli keemiahoone ringauditooriumis, et kõik mäletavad, ma usun veel seda, et see, kus ja seal läksid see sisse ülevalt, et mitte ei läinud sealt alt tahvli kõrvalt, ei olnud uks, vaid see läksid ülevalt sisse. Ja mina läksingi siis sinna sisse, valikaine oli rahvusvaheline majandus, teiste teaduskondade tudengitele absoluutselt elu esimene loeng või selline avalik esinemine. Ja ma mäletan, kuidas ma seisin seal ukse peal ja siis ma vaatasin alla sinna, et seal kaugel oli tahvel, mis oli siuke tikutopsi suurune. Ma mõtlesin, et kuidas see nüüd nagu toimima hakkab, et ma hakkan sinna tahvli peale kirjutama mingeid asju ja inimesed peavad nägema. Sellele kursusele oli 180 inimest registreerunud, nii et audikas oli täis. Mingil imepärasel moel ma jäin ellu, et ma ei tea, kuidas tänapäeval tõesti ma kardaks ilmselt rohkem, aga noor inimene õnneks ei oska kõike karta või midagi karta, et aga jah, et magistriõppest alates, et siis tuli selle õpingute kõrvale tuli ka õpetamine juba ja juhendamine. Kaur, kuidas sinuga oli? Kui ma enne vastamist tohiks äkki ühe samasuguse jutu rääkida, mis järel mul on ka meeles see esimene loeng. Ja see tegelikult juhtus nii, et ma juba töötasin sel ajal KPMG-s ja Tartu Ülikoolis keegi organiseeris nagu täiesti eraldi mingi loengusarja, kutsuti praktikuid ja tänapäeva mõistes on see nagu ütleme start-upide loomine. Ja aastas võis siis olla kuskil 2002, et ikkagi enne kui startup nimi üldse levinud oli, tehti selline loeng ja miskipärast mina pidin lugema kõige esimest loengut. Seal oli vist kuskil 20 loengut, erinevad õppejõud ja ma olin Tallinnas tööl ja mõtlesin, et KPMG-s oli hea printer ja paljud masin, et ma oma slaidid prindin välja. Ja siis printisin nad välja, tegin 4 koopiat ja siis korraks mõtlesin, et äkki tuleb natuke rohkem inimesi ja tegin 5. juurde. Ja siis, kui ma olin Tallinnas teel, siis ma sain sõnumi, et loeng on ringi tõstetud Tartu Ülikooli raamatukogu mingisse konverentsisaali. Mõtlesin, et ma ei tea, et sellest olla, siis läksin kohale. Ma arvan, et 600 inimest oli seal ja ma olin siis oma selle 5 slaidiga, mis ma siis olin nagu teinud, et anda välja. Õnneks oli ka see ja vabandasin nagu, et mul oli samasugune see ehmatus, kui sinna sisse sai astuda. Aga tulles sinu küsimuse juurde, siis mina läksin tööle magistriõppe 2. aastal. Ja suhteliselt taotluslikult samamoodi, et ikkagi päris palju aega läks õppimiseks, nii-öelda siis ka muuks tegevuseks, trennid võtsid aega, kõik sõpradega tegelemine võttis aega ja pärast seda, kui ma olin, magistriõppe oli ikkagi selline, et ütleme esimene aasta oli väga intensiivne kool ja siis teine aasta oli rohkem see magistritöö kirjutamine pluss veel ained, nii et ma tegin esimese aasta ära ja siis läksin nii-öelda tööintervjuule, sain tööle ja läksin siis tööle, vist olin veel pool aastat ülikoolis õppisin ja siis läksin tööle. Et minu tegelikult ülikooli ajal võiks ütelda ikkagi, et ei õppinud või ei töötanud.
aga siis me olemegi ammendanud selle ülikoolis õppimise osa, et ma lihtsalt korra vaatan saali poole, et äkki keegi tahab küsida selle perioodi kohta just, et midagi nendest õpingutest või et kui on äkki küsida. Et tundub, et ei ole, me võime minna edasi, et saame siis kohe teada sellest, et mida te pärast ülikooli tegite, aga ma vahepeal teen sellised lühiküsimused teile, milleks te ei ole ette valmistunud. Ja mõte on selles, et aru saada hästi spontaanselt, et mis inimesed te olete. Nii. Ja esimene küsimus, alustame seekord Elest, et kohvi või tee? Praegu kohv. Kaur? Hommikul kohv, õhtul tee. Aha. Aga kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene rohkem? Pigem hommikuinimene. Hommik. Koera või kassi inimene? Mitte kumbki, aitäh. Kui nad töötavad aku või patareiga, siis mul ei ole vahet ja kui nad on elus, siis kumbki mitte. Nii, aga numbrid või sõnad? Numbrid. Ma pigem võtan sõnad. Ja viimane küsimus on mul selline, et kui sa saaksid rännata ajas, kas sa valiksid tulevikku või minevikku? Kaur? Kindlasti tulevikku, sest minevikku saab ajaloost õppida, tulevik on veel kirjutamata. Ma läheksin ka tulevikku, aga ma hakkasin praegu mõtlema, et kui kaugele tulevikku, et see on nüüd see järgmine mõtlemise koht, et ma isegi väga kaugele ei tahaks minna. Tahaks nagu siuke mõistlik kaugus, mingisugune 20-30 aastat, ei tahaks nagu 100 aastat edasi minna, see on võib-olla liiga nagu hull vanemale inimesele juba, et vaataks, mis seal 20, 30, 40 aasta pärast on. Me jõuame ka sinna, ma usun, need tabletid on juba katsetusjärgus, eks ole, mis nooremaks teevad. Teie firma poolt? Mitte meie firmas, aga maailmas. Et me kindlasti jõuame sinna, aga et vaataks korra siukse saaks pisikese sisse vaate. Aga räägikski sellest, et mis te siis tegite nüüd, kui õpingud said otsa ja see on teie enda otsustuskoht, et kus see ots teie jaoks oli. Et kui nagu tööelust rääkida, et kuidas teie karjäär on siis kulgenud, et mis valikuid te olete teinud ja võib-olla Kaur alustab me sinust, et sa juba siin mainisid. Jaa, mul oli väga selge soov oli tegelikult juba ülikooli ajal ja nagu ma ütlesin, see oli kombinatsioon tänu Toomas Aldmaale ja Vambala Raudsepale, et see raamatupidamine, rahandus ja minu jaoks oli selles väga selge soov, et ma tahan minna audiitorfirmasse tööle. Väga paljud sellel ajal ja võib-olla isegi ajal rohkem läksid pangandusse. Mina olen paar aastat hiljem lõpetanud ja meil nagu see panganduse hullus, ütleme nagu natukene vaibus. Mul tuli see ka hiljem oluliselt. Okei. Meie oli väga populaarne oli tegelikult nii-öelda audiitorfirmad, konsultatsioonifirmad ja selles suhtes oli naljakas, et ma proovisin nii Pricewaterhouse'i tööle saada kui KPMG-sse ja siis KPMG-s oli üks vestlus ja siis öeldi, et tegelikult audiitorosakonda me ei vaja, aga meil oleks vaja inimest, kes tuleks tegema due diligence, et kas ma oleksin huvitatud. Ja ma ütlesin, et jah, ma olen huvitatud, lõime käed, siis ma istusin sel ajal mingit veebi ei olnud võimalust, et ma istusin bussi, sõitsin tagasi koju ja kui sain arvutile, siis küsisin, mis asi on due diligence. Ja siis ma sain teada, mis minu esimene töökoht saab olema, nii et aga mul oli soov kindlasti selle konsultatsiooni valdkonnaga ja sellega nagu ennast siduda ja kui ma vaatan tagasi, siis väga, väga hea nii-öelda lava, kust alustada, sest sul tekib kohe nähtavus väga erinevates firmadesse. Me due diligence on seotud ettevõtete ostu-müügi protsessiga, et me tegelikult siuke 3-4 nädalased projektid mõnikord olid ka suuremad ja sellal oli erastamist veel Eestis, nii et meil oli tööd tegelikult päris palju ja võimalus näha firmade seda sisepoolt ja just erinevaid firmasid, see oli ülimalt huvitav ja põnev tegelikult. Erraga, mis sina tegid? No võtame siis õpingud, kui said läbi, et see ongi see tinglik koht nüüd, nagu sa andsid valiku, et võtame siis sedasi, et kui mul doktoriõpingud said läbi. Et magistri- ja doktoriõppe olid väga kihvtid. Ka selle poolest tõesti, et ma sain võimaluse
õpetada ja juhendada hästi paljusid inimesi, ise õppida, ise areneda. Aga mis sealt edasi juhtus, oligi see, et tegelikult miks ma ju majandusteaduskonnas või nii kaua olin või ei läinud kohe näiteks pangandusse või tööle pärast bakalaureuseõpet, mul oli kogu aeg peas see tunne, et ma kuni surmani töötan majandusteaduskonnas. Aga inimene õpib ka enda kohta ja siis, kui doktoriõppe läbi sai ja läks edasi, siis majandusteaduskonnas see töö, siis ma ühel hetkel tundsin, et mul on muutust vaja. Ja muutust just seetõttu, et ma olen rohkem tõenäoliselt selline ülesehitaja ja ümberkorraldaja, aga ma ei ole väga hea ühe ja sama asja nagu hoidja, milles võib-olla ei ole nii palju muutusi ja selleks ajaks ma olin mitmeid loengukursusid õpetanud juba päris palju kordi. Need olid, ma olin need välja töötanud, ma olin nad enda jaoks selgeks saanud ja mind hakkas kuidagi häirima see, et võt, ja nüüd tulevadki uued tudengid, kes on väga toredad tudengid, aga ma alustan täpselt sealt samast kohast, kust ma eelmine aasta alustasin selle kursusega, et ma ei saa nagu midagi muud teha. Ja siis ma vaatasin välja, siis ma sattusingi täiesti juhuste kokkulangemise teel, ehk avasin Postimehe töökuulutuste lehe ja seal Swedbank otsis regiooni müügijuhti. Ja mõtlesin, et aga kandideerin. Ja juhtus, et saingi tööle. Ja see tähendas, et ma alustasin pangandusest Swedbanki, tollal oli ta Hansapank veel isegi, et Swedbankiks muutumine ja see nimevahetus tuli paari aasta pärast. Ja ma olen panganduses olnudki kõige pikema perioodi oma elust, aga lisaks sellele ma olen teinud igasuguseid põnevaid asju, et ma olen olnud logistikääris ehk Omnivas, pakiautomaate teime turule näiteks Eestis, Lätis, Leedus, mis oli väga põnev projekt. Siis ma olen olnud ka logistikääris, aga see oli TS Laevad ehk praamid, mis Hiiumaa ja Saaremaa vahel tulid, et see on senises elus mul kõige ägedam töökoht. Kõige väsitavam, aga kõige ägedam. Et täiesti nullist 9 kuuga midagi toimima saada, et väga kihvt. Ja siis ma olen olnud EAS-is, ma olen olnud Transpordiametis ja nüüd ma olen hoopistükkis biotehnoloogia sektoris. Ehk mis mulle meeldib selle osas ja selle juures ongi, et kui sa oled juba päris mitmes ettevõttes olnud, siis sa hakkad nägema neid mustreid, et mis asjad on tegelikult ettevõtetes sarnased, ükskõik mis see valdkond on. On see pangandus, on see logistika, on see biotehnoloogia, et paljud juhtimispõhimõtted ja asjad ju tegelikult toimivad samamoodi ja inimesed on inimesed. Aga väga arendav kogemus ja tegelikult selle põhivundamendi laduski Hansapank ja Swedbank, et see, kuidas nad tegelesid inimeste arendamise ja juhtide arendamisega tervikuna, see on ikkagi fenomenaalne, et kui palju sinna investeeriti aega ja raha, et inimesed oleksid võimalikult heal tasemel, võimalikult saaksid sellise moodsa ja kaasaegse hariduse ja lähenemise, et ma olen väga tänulik neile selle eest, et selline baas tekkis. Seda ei saa ühestki raamatust lugeda, aga jah, et igapäevaelu kõrvalt on väga huvitav. Ma tahan siia mainida lihtsalt, et majandusteaduskonnal on praegu Swedbankaga selline leping, kus seal me saame käia stažeerimas ja tegelikult vist siiamaani ikkagi Swedbank on selline inimeste arendamise üsnagi kullastandard Eestis, et sealt on tõesti õppida. Aga Kaur, sinu puhul veel, et mis sealt siis edasi sai, kui sa KPMG-s? Ja, ma olin seal, töötasin 2 aastat ja üks miks on ka konsultatsioonifirmad nii hea kasvul oma inimesele, ütleme, on see, et sul tekib väga palju kontakte. Ja üks projekt, mis meil tegelikult oligi, üks Soome ettevõtte soovis osta Eestis elektroonikatööstust ja siis meie tegime selle ettevõtte nii-öelda analüüsi ja mina vastutasin selle eest ja ma kirjutasin sinna, et jah, et
ettevõte on hea, aga siin on sellised ja sellised finantsjuhtimisega seotud probleemid ja see läks siis raportisse, nad tänasid selle eest ja kuskil poole aasta pärast nad helistasid, ütlesid, et kuule, et sul oli täiesti õigus, et ongi need probleemid ja me ei suuda neid lahendada. Et kas sa oled huvitatud ja tuled meile tööle ja palun lahendaga need probleemid siis ära. Nii et mina sattusin järgmisse kohta, mis on siis elektroonikatööstus ja täpselt selle KPMG töö kaudu ja ühesõnaga kutsuti ja tegelikult ma olen jäänud siia elektroonikatööstusesse, siis nüüd on juba üle 20 aasta. Meil on firma nimed on vahetunud, nagu ikka ärimaailmas ostetakse, müüakse ettevõtteid ja minu arust on 4 nimi meil praegu, aga ütleme, kogu aeg oleme tootnud elektroonikat ja tihtipeale on ka, või isegi mõned kliendid on täpselt samad, kes olid 25 aastat tagasi, nii et selline, et ütleme nii, et firma nimi on vahetunud, aga ma võin ütelda, et valdkond on olnud kogu aeg sama. Mm-hmm. Ehk et see on nagu ma suutsin tuvastada ühe asja, mille poolest te olete erinevad. Et Ele on siis hästi palju erinevaid valdkondi kogeda saanud ja Kaur pigem on jäänud. Ja meil on muidugi ka, võib ütelda, et kuna elektroonika valdkond on nii dünaamiline, siis tegelikult iga, ütleme, 4-5 aasta tagant on ikkagi minul vähemalt õnnestunud teha päris kardinaalne muudatus karjääris, et sama firma või vähemalt sama valdkond, ütleme siis, aga tegevusalad ja vastutusalad on olnud täiesti teised, et see on tegelikult põnev. Mida te nagu õpingutest nagu tundsite, et oli kasu? Mis oli, mida te saite nagu kohe rakendada või mis oli see, et majandusteadus, haridus, et see kuidagi oli nagu... Kuna mina läksin tööle väga erialaga seotud, ma lõpetasin raamatupidamise ja majandusarvestus ja ärijuht, see oli ettevõtte rahandus. Siis see töö, mis ma tegelikult tegin, ma sain praktiliselt oma teadmisi kohe rakendada. Ja tegelikult oligi väga huvitav, ütleme, et Roy Vaimand oli meil selle osakonna juht ja meil oli väga väike tiim seal tegelikult, kellega me töötasime, oli Imre Visse ja siis samamoodi, kellega me koos lõpetasin Dmitri Egorov, kes praegu töötab Rahvusvahelises Valuutafondis, kui ma ei eksi. Ja väga huvitav kolleeg oli Jaan Taaler, kes oli samal ajal Tehnikaülikooli õppejõud. Ja Jaaniga, ma mäletan, oli hästi huvitavad sellised teoreetilised vaidlused, et kui mul on miskipärast siiamaani meeles, kui me käisime Silmetit nõustamas ja talvel sõitsime tagasi, siis oli totaalne lumetorm, kes on sõitnud Põhja-Eestis Narva poolt Tallinnasse, siukse lumetorme all see teab, mis see tähendab. Ja Jaan Taaler väga gentleman, väga siuke vaoshoitud inimene, aga me terve tee vaidlesime mingisuguste probleemide üle, teoreetiliste probleemide üle, just mida oli saanud ülikoolis. Mina olin just tulnud ja tema oli teise põlvkonna inimene. Et kumb on siis õige ja kumb on siis vale. Nii et ma sain väga palju rakendada seda just üks ühele täiesti, mis ma õppisin. Et ma võin ütelda seda, et kui mõelda üldse, miks ülikooli tulla, eks ole, siis Ele mainis ka seda sõpruskonda, seda networkingut, neid kontakte, eks ole, see on kindlasti oluline. Mina mainisin, mis minust väga oluline on ka see intellektuaalne huvi või nende õppejõududega suhtlemine annab sellise intellektuaalse huvi maailma vastu. Ja minust tegelikult ka kolmas asi, mis on väga oluline, mida ülikool annab ja millest ma olen väga tänulik. Tartu Ülikool andis ikkagi väga selge ameti. Et ma sain mingi ameti selgeks, tänu sellele mul oli võimalik minna ja töötada selle ametiga edasi. Kui mõelda seda, et mis ülikoolis saadust siis kasutusse läks, et ma juba mainisin enne süsteemsust ja struktureeritust või struktuursust, et sa suudad struktureerida, sa suudad mingi süsteemi luua ja näha mingeid mustreid. Ma mäletan, suhteliselt esimene nädal vist oli, kui ma Swedbankis olin tööl ja majandusteaduskonnas, kui me tegime analüüsi ja kirjutasime oma teadustöid siin, et siis kogu aeg oli probleem, et andmeid oli vähe või nad olid vanad. Ja ma mäletan seda tunnet, et kui tulid siis, ma olin Lõuna-Eesti regiooni müügijuht, see tähendab, et minu laua peale jõudsid detailsed terve Lõuna-Eesti regiooni müügitulemused, inimeste, toodete, kõik võimalike asjade kaupa. Ja kui ma esimest korda seda tabelit nägin, siis mul oli seda, siin mõni ökonomeetrik oleks nagu rõõmust rõngas, eks ole, kui ta selliseid andmeid ja nii värskeid andmeid näeks. Iga päevane info, mitte iga nädalane või iga kuine, iga päevane info, et kindlasti see analüüsioskus ka, et andmeid nähes ei kuku hirmust pikali, vaid teab, mida nendega ette võtta ja kuidas nendega ette võtta ja mida sealt välja lugeda.
ja kuidas tõlgendada ja millele ka tähelepanu pöörata, et kus on mingid punase lipu kohad, et see on ka kindlasti üks asi, mis ülikoolist väga abiks on, et sest erinevate ainete käigus vaadatakse ühte nurka ja teist nurka ja kolmandat nurka ja siis, kui sa ära lähed, siis täiesti ootamatult sul ongi terve siuke hea kogemuste pagas käes, et mida ette võtta. Aga ma tahan sinu käest teile küsida, kuna meil täna juhtumisi on rahvusvaheline doktorantide päev ja meil parasjagu käib vastuvõtt ka, ma arvan, et üks kuupäevadest on äkki nüüd 1. juuni, kui peaks uusi doktorante tulema meile, et sina, kes sa oled lõpetanud doktorantuuri, tegelikult meil ei ole väga palju juhte Eestis, kellel on doktorikraad, et mida see sulle nagu juhina on andnud või miks see hea asi on nagu teha? Või äkki ei ole? Ei, kui hästi ausalt öelda, et siis ta ei sega. Viskan nalja ka siin natukene. Ma arvan, et doktoriõppega on selline asi, et igaüks peab enda jaoks välja mõtlema, miks ta seda doktorikraadi teha tahab või mis on see tema eesmärk. Et see, et sul on doktorikraad enamuses valdkondades ei anna sul juhina mingit eelist. Et pigem võib ta tööturul kandideerides paljusid ära ehmatada, et sul on doktorikraad. Mul on üks tore lugu ka sellega, et kui ma Tallinna Sadamasse läksin tööle, siis TS Laevasid tegema, et siis seal tollane finantsjuht küsis minu käest imearmsasti, et kuule, et kuidas sinuga see doktorikraad juhtus? Aga ta küsis väga, väga vahvalt seda ja me saime sealt mõnusalt nagu üle. Et jah, ma olen kogenud ka seda, et kohati inimesed ehmuvad ära, et nüüd tuleb mingi teoreetik kohale. Aga mina tegin doktorikraadi ikkagi tõesti seda eesmärki silmas pidades, et ma jään kuni surmani ülikooli. Nüüd need, kes praegu astuvad doktorantuuri, et kui on olemas selge nägemus, milleks seda doktorikraadi ja miks see just mulle hea on, siis igati soovitan. Aga kui see on sedasi, et võiks ju ka ja päris hästi ei tea seda, siis võib-olla veel mõelda korra. Et ma ei kutsu inimesi siin üles mitte tulema doktorantuuri, aga enda jaoks, ega see doktoriõpe on omajagu keerukas periood ja selleks, et sellest läbi tulla, sul peab olema endal see asi, mida peale sa saad öelda, aga ma tulin ju siia sellepärast, et kui see on kohe alguses läbi mõeldud, siis see on hea asi. Aga doktorikraad jah, otseselt kasuks ei ole Eestis töötades. Ma arvan, et mõnedes sektorites ja välisriikides töötades on see pigem kasuks. Hetkel ma töötan näiteks ettevõttes, kus on väga paljudel doktorikraad. Biotehnoloogia valdkonnas on see levinud ja seal ka valdavalt näiteks erinevate ettevõtete juhtkondade liikmed ongi doktorikraadidega inimesed, et selles kohas ta on nagu väärtuslikum kui võib-olla näiteks panganduses või mõnes teises valdkonnas. Just tahtsin küsida, sest ma ise näen, kui me suhtleme eriti on näha seda Saksa, Šveitsi suunal, ütleme, seal on auasi, eks ole, inimese ameti, kui annab sulle oma visiitkaardi, seal on väga selgelt kirjas, et on doktorinžener või mis iganes, eks ole. Ja ma just mõtlen, et see sõltub ikkagi valdkonnast ka väga palju. See sõltub valdkonnast hästi palju ja see sõltub täpselt ka riigist, et mingites kohtades ta annab sulle seda usaldusväärsust juurde, et Eesti on nii väikese võimu distantsiga riik, et siin ei ole see oluline. Aga võtame need samad Koread, Hiinad, Jaapanid, eks ole, võtame Euroopas tõesti Saksamaa, Šveits, kus on oluline, et jah, seal ta annab sulle juurde. Mul on üks kliendi kontakt Saksamaal ja kui me nüüd külastame, siis on nagu 2 inimest, kes on 30 aastat üksteisega koos töötanud ja nad siiamaani teietavad üksteist ja pöörduvad siis nagu doktor Reiljan. 30 aastat on ainult koos olnud, et ei ole veel sina peale üle läinud. Aga Kaur, sinuga juhtus, kui nüüd seda laenata, üks teine nagu huvitav asi, et sina töötasid mitu aastat Hiinas. Et kuidas sa sellel lasid toimuda, miks ja mis see sulle on nagu andnud, et kas sa tunned, et see on sulle hiljem kasuks tulnud kuidagi? Jah, kuidas see juhtus, oli lihtsalt see, et üks meie tehastest asus Hiinas ja seal tehases olid tegelikult
päris suured probleemid, ütleme majanduslikud lihtsalt, juhtimisprobleemid, loomulikult majanduslikud probleemid on juhtimisprobleemide taustaks nagu, või tagajärg, eks ole. Ja ütleme, et see sinna sattumine oli ikka suhteliselt ütleme salajane, et tuligi kõne, öeldi, et mingit konkurentsi ei toimu, aga kas oleksid huvitatud Eestist liikuma Hiina ja võtma üle seal siis selle tehase juhtimise. Kulus umbes 2 minutit, et jõuda järeldusele, et see on ainuõige samm. Nii et ma olin põhimõtteliselt kohe nõus, aeg oli lihtsalt nagu käes, tundsid, et tahaks midagi proovida ja see oli huvitav. Jah, sinna minek oli päris selles suhtes karm, et see kultuurishokk, hommikul kell 8 maandusime Pekingis, kell 12 jõudsime tehasesse ja siis kutsuti seal juhtkond kokku ja öeldi, et praegune juht on otsustanud firmast täna lahkuda ja siin on teie uus tehase juht. Ja mul muidugi aimdust, ma olin lugenud nii-öelda Hiinast ajaloораamatuid, mingid raamatud, aga kultuurikontakti ei olnud, ütleme, ja üks asi, mida ma üldse ei teadnud, tagantjärele tundus täiesti loogiline, nüüd oled nii palju targem, siis kuskil esimese 48 tunni jooksul pool juhtkonnast andis ka lahkumisavaldused, et see Hiina kultuuris on nii-öelda see lojaalsus on alati inimesele, mitte firmale. Ja kui lahkub juht, siis ikkagi temaga lojaalsed inimesed lähevad kaasa, nii et põhimõtteliselt jah, 2-3 päeva hiljem olin ma tehase juht, millel juhtkond oli kadunud. Ja ütleme, noore inimesel on alati see, et kui satud raskesse olukorda, sa ei oska karta. Et olukord on raske, aga mis seal ikka, et tuleb lihtsalt tööd hakata ja selles suhtes nagu, et see sinna sattumine oli väga, väga sükene äkiline ja karm kogemus. Inimesed on tihti peale küsinud Hiina kohta midagi ja ma olen tavaliselt rääkinud sellise lihtsa loo, mis on nii-öelda ajalooline, et kuskil 20. sajandi alguses, kui Vene keiser saatis hilisema Soome president Mannerheimi Hiina, tegelikult oli luuremissioonile, seda küll reserveeriti lihtsalt kui külaskäiguna ja siis Mannerheim sai kokku kellegi rootslasega ja küsis, et räägi Hiinast. Ja see rootslane vastas talle, et tead, et kui sa oled olnud Hiinas 6 aega, siis sa võid Hiina kohta kirjutada raamatu. Kui sa oled olnud Hiinas 6 kuud, siis sa võid kirjutada ajaleheartikli. Ja kui sa oled olnud Hiinas aasta aega, siis sa ei oska ühtegi sõna selle riigi kohta ütelda. Et see nagu annab edasi tegelikult. Tegemist on täiesti teise tsivilisatsiooniga. Ja minu jaoks, ütleme, kui sa küsid ka seotust, mis nad mulle andnud on, ta ongi andnud see, et kui sa arvad, et sa saad aru, kuidas midagi töötab, siis mõtle uuesti. Et sa saad aru, et ja just tihtipeale nagu praegu hästi palju oled Eestis näed seda, et me elame tegelikult väga sellises unikaalses kohas maailmas, kus on tegelikult üliturvaline, kõik on ette taha ära otsustatud, et ütleme, tihtipeale näiteks äriotsused, et okei, et me läheme, et sa teed mingi lepingu, kui seda ei täideta, siis sa ähvardad nagu näiteks, et kui me tegime ju lepingu või ähvardad, et kuule, et me läheme kohtusse või midagi sükst asja. Kui sa elad ja oled ühiskonnas, kus sellised asjad üldse ei toimi nagu, et mul on üks lepinguga, mäletan, praktiline kogemus, me nõudsime, et meie tarnija ehitaks üles teatud laovarud, sest lihtsalt ootamatuste kaitseks saatsime neile leping tuli ilma ühegi kommentaarita ja allkirjaga tagasi. Meil oli väga hea meel, et nii lihtsalt läks ja kuskil 2 kuu pärast sai neid külastatud ja ütleldud, et kuule, et kus see puhverladu on nagu, et siis ei, et mis, et seda ei ole. Ja siis ütlesimegi, et aga me tegime ju lepingu ja te kirjutasite selle alla, et miks te alla kirjutasite? Siis öeldi, et aga te palusite sellele alla kirjutada. Et täpselt sellised asjad, või ma mäletan teine juhtum oli üks kvaliteedi olukord, kus oli risk, et meile on saadetud halba kaupa. Ja see ähvardas minna väga, väga kalliks meile maksma ja minu hiinlasest ostujuht ütles koheselt, tellime neilt aasta kaubavaru. Ja minu loogika on, et ma oleks nagu pigem hakanud vaatama lepingut, et kuidas tagastada kaupa ja tema tahab tellida sealt aastast kaubavaru juurde. Ja siis ta ütles mulle, et kui me oleme neile võlgu aasta kauba, siis nad võtavad meie telefonikõne vastu. Ja see on nagu see näide, eks ole, sellest, mida minul on andnud, et jah, see, mis me arvame, mismoodi ühiskonnad, mismoodi inimsuhted toimivad, see on ainult väga kitsas siuke euroopalik, eestilik lähenemine, et muu maailm on täiesti teistsugune.
Teate, juttu jätkuks väga pikaks ajaks, mulle tundub, aga enne kui ma oma viimase küsimuse esitan, ma vaatan korra veel saali poole, kas äkki tahab keegi, Rasmus tahab ja siis Liivi. Täna, kui kõrgharidus on jõudnud massidesse, siis ei ole vist enam saladus, et tööandjad aina enam vaatavad ka teisi, näiteks tulevikuoskuseid, kuidas sa suudad meeskonnatööd teha, kuidas sa suudad inimestega suhelda. Kui te mõtlete enda aja peale tagasi, siis see, kui te pärast kooli või kooli lõpus kandideerisite tööle, siis mis roll oli tol hetkel Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõputunnistusel või üldse Tartu Ülikooli või teine küsimus, et mida üldse siis tööandja tol ajal töövestlusel küsis või vaatlusega otsis? Mina võin küll kommenteerida, et mul sellel hetkel, kui ma oligi Swedbank, kuhu ma kandideerisin ja seal oli tegelikult äärmiselt põhjalik intervjuu, et seal oli mitu vooru, seal vestlesin siis otsese juhiga ja seal olid veel personaliosakond tegi veel eriti pika sellise rollimängudega ja selliste asjadega intervjuu. Tartu Ülikooli majandusteaduskond oli väga kõva sõna ja nagu ma enne korra mainisin, et see doktorikraad seal oli pigem hirmutav. Et ma arvan, et seetõttu nagu see personaliosakond nagu grillis mind natuke rohkem ka seal sellel rollimängude intervjuul, et kas tuleb mingi teoreetik siia või ta ikka oskab mingit praktilist asja ka ette kujutada ja ette näha. Aga Swedbank tollal värbas juba hästi palju ikkagi väärtuste järgi, et mis need sinu põhiväärtused on ja ega tänapäeval on ju sama asi, et tegelikult oluline on see, et sul on haridus olemas, et sa näitad, et sa oled suuteline midagi lõpetama, et ja hästi tegema, eks ole, et sa saad selle diplomi kätte, aga väga oluline on väärtused, et milles see inimene usub, mida ta saavutada tahab ja kõik muud sellised asjad. Ma olen selles suhtes täiesti 100% nõudus, et Tartu Ülikooli diplom on kvaliteedimärk. Ja sõltub muidugi firmast, mida nad nii-öelda soovivad. Ma mäletan küll, et kui mina käisin ülikoolis, siis oli väga selgelt oli ikkagi tunda, et Tartu Ülikooli majandusharidus on Eesti tipp. Ma arvan, et teised hakkasid järgi võtma. Paar aastat hiljem Tehnikaülikool, EBS tuli ka nagu, aga vähemalt sellel hetkel oli selgelt ikkagi see kvaliteedimärk. Ja see aitas kaasa selle võrra. Iivi. Olen Iivi Kroos, aitäh kõigepealt nende huvitavate mõtete ja põnevate kogemuste eest. Aga mul on nüüd Elele ja Kauril üldse sama küsimus, et milline teie arvates on hea vilistlane? Mõned niisugused parameetrid. Ja sama küsimus Kristale, et milline on hea vilistlane, aga teaduskonna vaates, Ele ja Kauri vilistlase vaates, aga sinu siis nagu teaduskonna vaates. Natuke teisest kauparist, aga miks ka mitte? See on nii raske küsimus, et ma laseks doktorikraadiga Elel sellele esimesena vastata. Ai, see oli kaval praegu. Hästi nagu niferdatud. Et mina arvan, et üks hea vilistlane on selline, kes armastab teaduskondaga pärast seda, kui ta on siit välja lennanud, kes räägib teaduskonnast kes soovitab seda ja kes võimalusel lööb ka teaduskonna tegemistes ühte või teist nurkapidi kaasa. Ja juhingi tähelepanu, et võimalusel vahel ei ole võimalust, kas on elus selline periood, et ei jõua või mingid muud asjaolud on seal vahel. Aga ma arvan, et majandusteaduskonnal valdavalt head vilistlased ongi. Ütlen nüüd midagi hästi tarka siia. Sellest targemat on väga raske lisada. Ma olen selles suhtes nõus, et panustada ka tagant just nimelt ja ma arvan, et me oleme kõik nagu nii-öelda lipukandjad, et meie põhjal tegelikult see on nagu selles suhtes nagu inglise keeles self-enforcing või et kui inimesed näevad, et sellest koolist tulev inimene on heal tasemel, siis see tegelikult tõstab selle kooli mainet, mis omakorda tõmbab ligi
tugevamaid õppijaid sinna kooli ja see ring nagu tegelikult on positiivne nii-öelda spiraal, et ma arvan, et iga vilistlane saab just sellesse panustada. Ja mina olen alati hea meelega, kui on küsitud mingist, me oleme teinud mitmeid koostööprojekte nii firma tasandil, kus meil on käinud majandusteaduskonna inimesed külas meil tehases, me oleme rääkinud, me oleme aidanud erinevaid asju korraldada, et täpselt, et nõu ja jõuga saab ikka panustada ja see on ka nagu, ma loodan, et seda hindab ka majandusteaduskond ja minul on see alati olnud au, kui minu poole niimoodi pöördutakse ja küsitakse midagi. Mul tuli üks asi meil meelde, et hea vilistlase puhul, et kui ta näeb teist vilistlast, siis nad, isegi see, kui nad ei ole varem kunagi kohtunud ega varem kunagi suhelnud, siis nad suhtlevad omavahel jumalast vabalt. Et mul on mitu kogemust, et ei ole varem näinud, et näiteks paar aastat enne mind õppinud või natuke pärast mind õppinud ja see suhtlus nagu, et sa ka majandusteaduskonnast ja sul on nagu nii hea platvorm suhtlemiseks juba. Kauriga me ei ole ka 25 või 30 aastat näinud, eks ole, aga me ei täietanud, eks ole, ja ei öelnud ka doktori üksteisele või midagi muud jubedat. Et see on tegelikult, Kaur mainis enne seda võrgustikku, mis sul tekib, et see ei teki ainult sul enda kursusega, vaid see tekib tegelikult hoopis laiema ringiga ja kui sa saad teada, et majandusteaduskond, sul tekib kohe see jutukoht ja väga hea suhtlus. Hea üldistus, et armastus võiks alati välja paista. Jah. Et see, mida siin öeldi, et see on ka teaduskonna poole pealt hea tunnus, kuidas vilistlasena olla. Juures olevad inimesed on erakordselt head vilistlased olnud, sest Kaur on alati esinemas käinud, kui me oleme palunud Elega, oleme teinud koostööprojekte õppeainetes, Ele on olnud programminõukogus väga pikalt, ma ei tea, kuidas praegu, aga ikka endiselt, et tegelikult on väga palju tegevusi, kus me vajame seda kontakti. Aga võib-olla ma ühe nüansi lisaks ja juurde, et alati võib ka ise pakkuda, et võib-olla ei ole teaduskonnas väga head nagu seda sisenemispunkti või seda ust, et kuhu koputada, aga asju, mis me ei oska ise küsida, kuigi meil tegelikult oleks võimalusi rakendada, ideid, ma ei tea, külastusi, ma ei räägi stipendiumitest, neid arvan, uksi oleks väga palju, kui oleks välja pakkuda stipendiumit, et siis igasuguseid selliseid ka initsiatiivi ise näidata, et ka see on väga tore. Aga ma arvan, et need küsimused olidki nii head, et ma oma viimase küsimuse jätan ära ja ütlen suur tänu veel kord Ele Reiljanile, Kaur Andersonile, et te tulite. Aitäh ka kõigile kuulajatele siin ja kohtumiseni juba 12. episoodis. Aitäh!